Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Develak. Tallinnas alaliselt mitte elavatele inimestele muutub pealinnas viibimine peatselt tasuliseks, teatab linnavalitsus. Lähivaldade elanikud on pealinna suurte ummikute otsene põhjus, nii näitavad analüüsid ja seetõttu on regulatsioonid siin hädavajalikud, märgivad linna liiklusspetsialistid. Alates uuest aastast maksab Tallinnas viibimine mitte tallinlasele 2 eurot tunnis. Tallinna pileteid ja 120 euroseid kuukaarte hakatakse müüma linna kodulehe kaudu ja linna piiril asuvates kioskites. Mupo ametnikud hakkavad pileteid kontrollima ja jäneseid karistama. Pealinna muule Eestile tasuliseks tegemine ei ole ebademokraatlik, vaid hädavajalik samm, sest linnas mitte elavad inimesed kasutavad Tallinna linna enda huvides ja sageli tasuta. Kui Tallinna praktika ennast õigustab, siis teevad selle sammu ära ka teised suuremad linnad ja vallakeskused ja Eesti on ennast mõne aastaga jõukaks maksustanud, prognoosivad majandusspetsialistid. Ja suurest poliitikast. Keskerakond annab teada, et pärast arvukate mõttetargude läbiviimist ja ajurünnakuid on kinnitatud erakonna edasine strateegia, mis näeb ette uue lehekülje pööramist ja muutumist ausaks erakonnaks. Kohe ja täies ulatuses käiks erakonnale siiski üle jõu, kuid kavas on ausaks muutumine osade kaupa ja umbes 10% ulatuses ühes kalendrikuus. Koostamisel on graafik, kui vahepeal tuleb tagasilööke, siis lisanduvad intressid, mille tulemusena muututakse lõpuks veel ausamaks, kui enne kavas oli. Et seda vältida, püütakse olla ausad ja graafikust kinni pidada. Ausaks lubatakse muutuda kõikjal üle Eesti, välja arvatud Tallinnas, kus on see juba olnud ajalooliselt võimatu ülesanne kõikidele linnavalitsustele. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga selgub, et kindlustunde ajalooline keskmine on seoses Madisepäeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud just viimastel nädalatel ka teatud tõusu ja seda võib seostada ennekõike Ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui positiivsed sündmused on ajaloos väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivset rohkem kui positiivset, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine aasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja Tallinna kesklinna politseijaoskond annab teada, et üks mees läks poliitikasse õhtu eel ja tagasi enam ei tulnud. Tegemist on juba mitmenda samalaadse teatega lühikese aja jooksul ja selles midagi erilist polnud. Politsei manitseb jätkuvalt kõiki inimesi olema ettevaatlikud, mitte alluma provokatsioonidele ja hoidma oma lähedaste liikumisel rohkem silma peal. Poliitikasse minemine ei ole naljaasi ja tavaliselt jäädakse sinna elu lõpuni. Kuulsite uudiseid.